ja värav 51 on teerajaja. See tüüp, kes läheb sinna, kus keegi pole varem käinud, kes läheb kaugemale, kes astub julgelt välja oma mugavustsoonist. Ma olen nii palju kasutanud viimasel ajal 25-51, eriti 51. väravast rääkides miinivälja näidet. Kujuta ette, et on nagu tüübid, kes elavad mingis külas, on ju, ja küla serval on see miinivälja silt. Ja mitte keegi pole mitte kunagi sinna läinud, keegi ei tea, kus see silt tekkis, aga seal on miiniväli, keegi ei lähe sinna. Ja siis on see üks tüüp 51-ga, kellel on nagu see mingisugune siht, kes näeb midagi teisel pool miinivälja, noh, värav 25 näiteks. Ja ta läheb, ta on esimene tüüp üldse küla ajaloos, kes läheb ja astub üle selle külapiiri, läheb sinna, kus pole varem käidud. Värav 51 ei ole nüüd see selline rüütel ega sõdalane, värav 51 on keegi, kes kirjutab ennast ajalukku kui inimene, kes tegi midagi, mida pole varem tehtud. Parimal juhul siis mitte ainult egoistlikult ja teistega konkureerides, vaid ikkagi luues väärtust ja olles ajendatud sellisest spirituaalsest universaalsest kvaliteedist, aga tuleme korra näite juurde tagasi ja siis käime mujal ära. Et nüüd värav 51 ja eriti 25-51 kanal on üks kahest kanalist, mis tegelikult paneb teised inimesed sinuga konkureerima. Mis tähendab seda, et on väga eluterve, et teised inimesed hakkavad sinuga konkureerima. Nii kui sina astud miiniväljale, siis mingid inimesed tahavad hakata sinuga sellel miiniväljal kõndimises võistlema.